Täällä Genevessä meillä Seatin osastolla on todellinen uutuus. Seatin ensimmäinen SUV-malli kautta aikojen. Ja tässä meillä on kompaktin kokoluokan SUV Seat Ateca. Ja auto on kompaktin kokoluokkaan, jossa se kilpailee esimerkiksi Nissan Qashqain, Hyundai Tucsonin ja muiden kompaktien autojen kanssa. Onko siellä ruumi 5 ihmiselle? Tilaa löytyy kyllä viidelle ihmiselle ja etenkin istuma-asento ja korkeus ja sellainen väljyys tuntuu oikein mukavalta. Ja myös tavaratila on erittäin suuri, se on noin 500 litraa. Jos me katsomme uutta Atecaa, niin Atecassa on hyvin voimakkaat muodot ja vaikka tässä keulan LED-valot ja maski, kaikki. Auto edustaa hyvin vahvaa urheilullista muotoilua ja Seatin arvoja, jossa design ja emotional tunnepuolen asiat ovat myös vahvasti paketissa, saksalaisella teknologialla varustettuna. No koha pealt on meil nüüd intervjuu käinud, üldine ülevaade on meil olemas ja mina ütlen enda nagu esmamulje ka, et mulle meenutas ta natukene Q3, et Audi pealt on ikka mõned asjad sinna vist tulnud, no vähemalt selline üldine joon kindlasti. Ja, eks selline nii-öelda perekonna disainikeel paistab kindlasti välja ja samal ajal on selle Seati puhul näha ka kindlasti oma olemasolevate autodele viiteid juba, et kui sinna otsa vaadata sellele autole, et siis meenutab ta mulle kõige rohkem ka võib-olla Seat Cuprat oma sportliku esiosa disainiga. Just, ega kui see Seati märk ära võtta, saad ikka aru, mis auto see on? On küll jah, et auto on ikka nii-öelda omasuguste nägu on ju. Millest me ei rääkinud, kapott oli kinni näituse, ligi me sinna ei saanud, mis seal alla olema hakkab, kuidas mootoritega lood on? Me teame seda, et ega kõik autotootjad lähevad ju selle väiksemate mootorite peale. Jah, kindlasti, et ütleme, üks mootorivalik on üks asi kindlasti, mis eristab Seati võrreldes ka konkurentidega, et üks asi on disain, mida on kohe näha ja kapoti all on ka siis kohe alguses pakkuda päris lai valik, et bensiinimootoreid on valikus kohe 2 tükki, nii automaadi kui manuaalina ja valikus on kogunisti 3 diislit, mis on samuti saadaval nii automaadi kui manuaalina. Ta on juba täna ka väga kiire ja võimas auto, et mootorivõimsused lähevad kuni 190 hobujuni. Et arvestades seda, et auto kere on läinud ka kergeks, et tagab see mõnusa sõidudünaamika, nii et selline pereauto võib olla ka sellist rõõmu ja emotsiooni pakkuv, et ei pea olema selline higav ja jõuetu. No tuleme sellise juba igandliku jutu juurde tagasi, mida ma alati räägin peale autonäitust, et ega me neid autosid Eestis veel ei näe, kui me nendest siin tavaliselt kevadel räägime. Ja natukene läheb tõepoolest aega, et ma ise usun, et me saame hinnakirjad ja varustused paika täpselt nüüd maikuu jooksul ja siis saame kohe ka autosid tellima hakata, nii et esimesed autod võiks jõuda siia kusagil suve lõpul, sügise alguses. Tasub oodata, mulle tundub küll. Tasub kindlasti oodata, et Seat toob selle uue autoga nüüd välja ka mitmeid asju, mida siiani pole olnud. Et ühe asjana võib-olla tasuks märkida ka sellist ummikuassistenti, mis on võimeline siis auto nii-öelda ummikus kiirusel kuni 60 km/h autot automaatselt pidurdama, juhtima ja ka liikuma hakkama. Et siis võib selle auto juhtimise jätta nii-öelda auto teha. Jah, ega ma enda Volvo puhul ka vaatan, minu jaoks on see väga mõnus asi see, et paned pikivahe sisse ja ta pidurdab ise kinni, et sul ei ole nagu selles mõttes muret, et sa kellegi tagant sisse sõidad. Nüüd saab koha pealt minema ka, seda ta ei tee. Jaa, et see on natukene, nüüd saab koha pealt minema ka ja samas on natukene ohtlik, et inimene võib seda nagu liiga kergelt võtta ja hakkab seal roolis midagi kõrvalist tegema.